Tervist, lugupeetud publik! Alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Ja helistada saate siia saatesse. Telefoninumber on 15182. Elva Nõid vastab teie kõnedele kõikides küsimustes. Tekst, või jäimgi ja nii edasi tekst iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju, ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule asetamine alfariigel sisemusse nüüd ja kannatuste likvideerimine ja ka gripiravi nüüd. Ja COVID järelravi 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb? Ja Elva Nõid kuuleb. Tervist! Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja mis? Niisiis üldtervise lisamine 00 nüüd. Nii. Pea on kuidagi väsinud. Pea tahaks midagi huvitavat, selles on asi. Et tundub niimoodi, et kui teada midagi saate, siis on huvitav, aga kui see, mis teada saate, on vale, siis see hoopis väsitab ära. Nii et sellist pole vaja mõelda, et mida vähem ma tean, et seda kergem on, et siis mul on pea on hästi selge. Ei, vaid kui on õiged teadmised, siis on kõik selge. Kui on valed teadmised, siis on väsimus ja raskus ja ei saa aru ja ei tea, mis asi see on. Siis tundub, et ei tea, mille jaoks isegi midagi teete. Et pea detoks 00 nüüd. Ka mõistuse detoks 00 nüüd. Ja mõistuse ravi 00 nüüd. Nii. Ja mõistuse lisamine 00 nüüd. Et peas on kogutud mingisugune informatsioon, mis on täitsa vale ja siis kui mõistus ei sekku sellesse, et mõistus ei küsi, kas on üldse mõttekas see või kas on üldse tarvis selliseid asju peas, siis tundub, et iga mõte, mis on, et see on vajalik ikka, sest et kui ta pähe tuli, siis ta ikkagi on vajalik, aga see võib olla täitsa mõttetu, et ei ole üldse vaja. Et osa selliseid asju see süsteem või see asi, mis on, et küll on vaja. Et kui ta juba tuli pähe, küll siis on vaja. Pähe tuleb igasuguseid asju, nii et kõike ei ole tarvis. Likvideerimine, veel mõistuse lisamine 00 nüüd. Mõistuse ravi rohki jäimgi. No, mõistus küll oskaks mõista, kas see on mõistlik, kas seda on vaja ja siis ka aru saada, selleks ka kurjuse likvideerimine veel 00 nüüd ja selguse ravi 00 nüüd. Nii. Ülddetoks 00 nüüd.
nii. Aga siis teil ka kannatuste põhjustatud valude likvideerimine ja kannatuste ravi 00 nüüd. Et kui teada midagi soovite, siis seda ikkagi otsitakse. Kas või võib see ka internetist olla, kui midagi soovite teada. Aga kui jääte ootama, et ise tuleb see informatsioon teieni, küll te saate teada, siis kuulete mingisuguse asja selle kohta, ei tea, mis see on, siis tuleb pähe igasugu mõtteid, siis tundub, et ma nüüd sain teada ja see pole üldse huvitav ja sest et ei saanudki teada, tundus ainult. Et ikka teadmisi ise otsitakse. Nii, no siis inglise keele õppimise lisamine 00 nüüd, edasiviimine 00 nüüd, õppimisvõime ravi 00 nüüd. Ja ega inglise keelega ka ei saa niimoodi, et jään ootama, mis teised ütlevad, jään ootama, mis pähe tuleb. Vaid tuleb õppida, kuidas see ikka käib. Nii ja siis. Ja veel, et õppimiseks ka jõu lisamine 00 nüüd. Ja jõuravi 00 nüüd. Ja, mis veel? Jõuravi on küll. Ja. Tugevus ka. Nii siis tugevuse lisamine 00 nüüd. Ja tervise tugevdamine 00 nüüd. Ja viiruse teemale. Ja ka viiruste vastu detox 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Aura vahetust oma vanema poja järglastele. Neid on 2 teemale. 3. Nii, siis neil kõigil korraga vana aura ära. Ja uus aura neile 00 nüüd. Nii. Nii, siis õppimise edasiviimine 00 nüüd. Ja ka õppimiseks jõu lisamine 00 nüüd. Ja jõuravi ka 00 nüüd. Ka aju detox 00 nüüd. Ja ka mõistuse detox 00 nüüd ja mõistuse ravi 00 nüüd. Ja ka õppimise jaoks veel õppimisvõime lisamine 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd. Ja siis uus aura on siis on palju paremad tingimused, palju parem võimalus ka õppida. Õppima peavad ikka ise, aga palju paremad võimalused ka aru saada, mõista, meelde jätta üldse. Nii, no see on et huvi õppimise vastu väga väike huvi. Seetõttu koolis käimine ka on nii, et kundaliini ravi 00 nüüd.
ja nii õppimise soovi ravi 00 nüüd. Õppimise soovi lisamine 00 nüüd. kas see on seotud kuidagi selle lõpuklassiga või? No, et koormust on rohkem, aga lõpuklassiga seotud. See on seetõttu, et ei paku huvi see. Tundub, et mille jaoks see tarvis on, et maailm läheb teises suunas, aga koolis õpetatakse mingit asja, ei saa aru, mille jaoks seda tarvis läheb. Nii et veel Kundalini ravi 00 nüüd. Ja ka mõistuse ravi, et ise mõistab, mida ikkagi läheb tarvis ja niisama pole mõtet istuda, vaid et kool ikkagi saab tehtud ja oma huvialad, neid saab ikka edasi õppida, ega siis see ei takista 00 nüüd. Õppimisele hoogu lisamine 00 nüüd. Õppimiseks ka kiiruse lisamine 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Suur tänu. Ja. Suur tänu ja teile väga ilusat päeva täna. Ja, tänan teile ka. Ja, nägemist. Siis mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veelgi ka kannatuste detox 00 nüüd. Ja ka kannatuste likvideerimine veel. Edasi alfariigel sisemusse 00 nüüd. Räägime pärast edasi. Elva neid kuuleb. Tervist. Tervist. Ja. Sooviks nõiaga rääkida. Ja, Elva neid kuuleb. Mul on kehaga mingisugused probleemid, oskate mingit lahendust sellele mulle välja pakkuda, sest arstid ei ole siiamaani mingit diagnoosi saanud panna. Nii, kõigepealt ajus on mädanikku, põletikku, ajus on mürke, et aju ei tööta korralikult. Mürgid on ka halvanud osa. Nii et likvideerimine. Ma alustan, mis jutt see nüüd on. No, sest et mürgine maailm see on. Ja kui aju korralikult töötab, siis aju reguleerib, aga praegu aju on mürkidega niimoodi koormatud, ära mürgitatud. Mitte ainult, et mis te sisse hingate, vaid see maailm ise juba on mürgine. Ka isegi informatsioon, saate valeinformatsiooni, seegi on mürgine. Saate valesti teada, siis lähete valesti tegema selle tõttu. Siis jääb seisma ka organism, jääb seisma. No kui ajuga on midagi nässus, siis organism ka ei püsi. Ja kui ajust asja ei saa, siis ülejäänu ka läheb rikki. Nii et aju detox 00 nüüd. Mingisugust jälle mingit ravi vaja siis sinna või? No nõid teeb juba. Ei, aga mitte niisama jutt, vaid ikkagi selgitus ka, mille kohta see on ja siis ka ajuravi 00 nüüd. Kui soovite midagi konkreetselt küsida, siis võib. No ongi see, et nende kätega ongi see teema, et need käed ei toimigi enam, et kas see ongi nüüd siis sellest või? Sest käed on kanged ja juba kuu aega on näpud ei liigu, siis olid nad paistes, nüüd on, või
vahepeal hormoon peal, siis see hormoon võttis paistetuse maha, aga kõik ülejäänud kangused, asjad on jäänud mõlemal käel vasaks, siis hullem. Ja nüüd on siis 2 päeva tagasi lõi põlved lukku ja parema hüppeliigese. Nii. Et see on nagu, ühesõnaga nagu müstika kõikide jaoks. Nii. Et mis see toimub, sest vereproovid, asjad kõik on nagu korras, aga nemad ei näe, mis nagu tegelikult iga on. No, et see, mis Nõid siin ennem ütles, et ajus on, et on ka halvatus, kui see tuleb ajust. Ja siis see ongi niimoodi, et see läheb ülejäänud kehasse, et ülejäänu läheb ka rikki, kui aju ei tööta õigesti. Et ka halvatuse likvideerimine ja halvatuse vastu ravi 00 nüüd. Aju veresoonte ravi 00 nüüd. No seepärast on tähtis ajuga midagi ette võtta, et ega niisama käsi ravida, vaat siis sellest ei aita. Käsi ravida, jalgu ravida 00 nüüd. Seda ka saab juurde, kuid asi on ajus on küsimus ikkagi. Nii et veel aju detoks, rohki EMG 00 nüüd. Ka halvatus mürkide vastu detoks 00 nüüd. Jalaga ka surisema praegu, ütleme hüppeliigesest allab need arva otsad. Jaa, nii et see mõjub küll. Mõjub see praegu küll. Jaa, veel rohki EMG 00. Alud on meeletult öösiti ei maga ja käisingi tookord jälle EMO-s, et ilmselt oli magamata ja täna magasin jälle halvasti. Ahah, no siis veel. Ei lase nagu kuidagi olla. Jaa, ja siis veel aju ravi 00 nüüd. Ajuhalvatuse ravi 00 nüüd. Rohki EMG. No see niisama jah korda ei lähe, seepärast Nõidus ravib 00 nüüd. Peaksin ma teile tagasi eelistama jälle. Korrata seda. Võib küll jah, võib juurde lisada ikka veel. Et veel ka hüpofüüsi detoks ja ravi 00 nüüd. Vaatasin, et on ühesõnaga stressist ja ülekoormatud keha, aga siis ei olegi aju järele. Ja kuid aju võib ka olla ülekoormatud liigsete mürkidega ja siis kui küsimus selles, et kui ei salli seda, mida teete, et see käib üle jõu, ei jaksa, ei suuda, siis ei salli, siis jääb seisma jah. Et kui läbipõlemine, see tähendab, et ei salli oma tegevust. Kui niisama on stress. Seda oli palju ka praegult jah, see september oli palju seda jah, mida peab tegema. Sellest sai väga villang küll jah. Jaa, ja et proovige ikka teha edasi. Kui stress on ainult, siis stressi saab, no see on pingeline periood ja stressi saab ikkagi parandada ja läheb üle jälle. Kui Läheb jälle kergemaks ja on juba nagu on parem, aga need käed ja asjad kohe järgi ei anna. Jaa, et veel ravi juurde ka käte ja jalgade ravi 00 nüüd. Kogu närvisüsteemi ravi 00 nüüd. Lisaks teile ka kannatuste likvideerimine. Telesaatest siit saate ka kannatuste kohta ravisid ja parandusi, kuid teile veel eraldi lisaks kannatuste ravi 00 nüüd. No siis siin rahvas on soovinud, et aura vahetust. Ja võib teha küll ikka. Et sellest, ja siis teil vana aura ära, uus aura teile 00 nüüd. Siis uus aura, see
kaitseb üleni, ükskõik kus käsi, jalgu, pead teid üleni, kaitseb haiguste eest, ka mürkide eest. Nüüd. Siis ka tugevuse lisamine teile 00 nüüd. Ja kui argust on, tähendab jõuetust on ka palju, jõudu ei ole. Argust just ei ole, jõuetust. Jah, argus ja jõuetus on sama asi, see on üks teine nimi, aga argus on jõu puudumise tõttu, jõuetusest on argus. Et jõuetuse likvideerimine, arguse likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine 00 nüüd. Ja aju töösse 00 nüüd. Ajus on see. Ja no nüüd saite ravisid ja uus aura on ka nüüd hakkab paranema olukord 00 nüüd. Ja. Kuna ma võiks veel korrata, kas järgmine kuu näiteks korra või? Võib no kuidas ise soovite. Kui ja, saate proovida, kui õnnestub ja kõike head. Suur aitäh. Ja, nägemist. Et teate, et ka järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub Tartus Veespa konverentsikeskuses 17. jaanuaril algus kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja Jututoa saates on 7. jaanuaril Tallinna nõid hommikul kell 7 ja Elva nõid jällegi esmaspäeval 12. jaanuaril kell 7 hommikul. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva nõid kuuleb. Tere hommikust. Tervist. Tahtsin küsida sellist asja, et kas ma ei tohi nagu raskuseid ikka tõsta, poes käimine on nagu toiduvõti kandmine, et peale seda lööb nagu kohe paremale poole alakõhtu nagu valu, mis hiilgab silga, et kas see niisugusega tegemist. Nii. Palun ravi. Ahah. Raskusi võib küll natukene hoogu pidada, et tasakesi, et suuri raskusi mitte tõsta nii, aga maksas, näete, maksaga on siin midagi, maksahaigust ja siis on kõhus on põletikku. Nii et maksadetoks 00 nüüd. Ja maksaravi 00 nüüd. Rohkiemgi 00 nüüd. Ja põletikude ravi 00 nüüd. No raskusi võite tõsta ikka, aga praegu, kui valus on, siis ei tasu üle pingutada. Ja neerudesse ulatab ka. Valu läheb neerudesse. Nii et neerude ravi 00 nüüd. Ja neerude detoks 00 nüüd. Ja kõhu ravi 00 nüüd. Lisaks ka närvide ravi 00 nüüd. Ja veel maksaravi rohkiemgi 00 nüüd. Ja siis ka valude likvideerimine. Ja jõuravi 00 nüüd.
mis on, et see organism, et see ei pea vastu, liiga nõrk on, muutused, mis toimuvad, siis organism jääb nõrgemaks, et siis jääks üle jah, teil vähendada koormust, proovida kuidagi kas taimeteega ravida või midagi niimoodi, kuid proovime veel midagi muud ikkagi, et organismi tugevdada, et tugevuse lisamine 0,0 nüüd. Ja kui organism jääb nõrgaks, siis kui jõudu on, siis ikkagi saate, isegi ei tähenda nii organismi seis, et jõuetuse likvideerimine ja jõuravi 0,0 nüüd ja jõu lisamine 0,0 nüüd. Nii, kas veel midagi? Jaa, aitäh ja palun pea- ja kaelapiirkonnale ka ravi. Jaa, nii. Pea veresoonte, ajuveresoonte ravi 0,0 nüüd ja aju detoks 0,0 nüüd ja veel kaelaravi 0,0 nüüd, kannatuste likvideerimine, peapingete ravi 0,0 nüüd ja veel mõistuse ravi 0,0 nüüd ja ajuravi veel rohki EMG 0,0 nüüd ja eluravi 0,0 nüüd. Nii, siis sellega kõik. Nii, palun ka ärevuse ja hirmude likvideerimine. Aha, siis ärevus, mis on, no see ka on osaliselt sellest, et nõrkusest on siis, tähendab jõuetusest on ärevus ja hirm, et veel ärevuse likvideerimine, hirm eemale ja hirmust eemale. Ja veel jõu lisamine rohki EMG ja veel rohki EMG 0,0 nüüd. Ja jõuravi 0,0 nüüd ja psüühikaravi ka veel 0,0 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Palun ka aura vahetus. Ahah, siis vana aura ära ja uus aura teile 0,0 nüüd. Siis paraneb küll olukord 0,0 nüüd. Aitäh ja kas on niidusid peal? Nii, needust. Selline koduneedus on, tähendab kodu peal, et kodus ei ole meeldiv olla. Soovite koju minna, aga kodus tuleb raskustunne, tuleb kodus peale, et ma pean kodus ka nagu olema tööl ja pean midagi tegema, töötama. No, nii et, ja, nii et see needuse likvideerimine ja ka ravi 0,0 nüüd ja veel ka lähedastega suhete parandamine 0,0 nüüd ja kodupuhastus 0,0 nüüd. Aitäh. Jah. Ma tänan teid. Jah. Ilusat päeva. Ilusat päeva. Mees, kes ei teadnudki uued publikule, veel kannatuste likvideerimine ja ka kannatuste põhjustatud valude likvideerimine ja kannatuste ravi ja ka vaesuse likvideerimine ja edasi rikkuse sisemusse 0,0 nüüd
ja veel gripiravi lisamine 00 nüüd. ja Covid järelravi lisamine 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Tere hommikut! Tervist, tervist! Kõigepealt soovin teile õnnerikkast ja edukat uut aastat. Tänan teile ka. Head uut aastat. Ma tänan eelmiste ravide eest. Ja, ikka. Väga hästi mõjusid. Ma olen hoopis tugevam ja tervem. Väga hea. Aga siin on ikka ühte teist. Nii, kuulame. Kõigepealt nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja lisame juurde veel, lisame ravisid ja tugevust veel. Lisamine 00 nüüd. Väga tänan. Ja ravid, mis saite, lähevad ka edasi veel 00 nüüd. Nii, mis veel? Jõuatuse ravi paluks ka. Aha. Ja. Ega vastu peaks veel natuke aega. Natuke aega. Siis ikka. No ikka natuke. Ja, siis. No nii. Peate vastu ikka, lisame juurde. Siis jõuetuse likvideerimine. Ja jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine 00 nüüd. Igemete ravi ja hambad on kõik ära tulnud, on 5 tükki veel, et kui need peaks ikka lõpuni vastu. Jaa. Nii. Igemete ravi pluss. Ja, siis põletiku ka isegi hammastesse ulatab jõuetus ja suuõõnde, et likvideerimine ja igemete ravi 00 nüüd ja kogu suuõõne ravi 00 nüüd. Ka vananemise vastu ravi 00 nüüd. Ja igemete tugevdamine 00 nüüd. Ja veel igemete ravi 00 nüüd. Ja põletikude ravi 00 nüüd. Ja siis üleni, teile üleni kogu keha tugevdamine ka 00 nüüd, kehale tugevust. Et see vastu peaks laiali ei lagune, tugevuse lisamine 00 nüüd. Ja tugevuse ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Uneravi, uni on läinud peale seda, kui ma siin haige võtsin. Nii. Aha. Natuke maha ja siis on mitmed tunnid jälle üleval, no neid ei suuda. Ja nii ka unetuse likvideerimine ja uneravi 00 nüüd. Väga tänan. Ja edasi une sisemusse 00 nüüd. Une lisamine, lisaks ka kodus ja üldse teile ka rahu lisamine 00 nüüd. Ja veel une lisamine 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ajuravi ja detoksid. Ja. Detoksid ja ravi. Aju detoks 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. No te olete küll hästi ette võtnud ja küsite tähtsaid asju kohe. Nii et läheb paremaks muidugi veel. Siis veel ajuravi 00 nüüd. Ja aju uuendab ka keha 00 nüüd. Ja uuenemise ravi 00 nüüd. Ja veel ajuveresoonte ravi 00 nüüd. Ja ajule ka jõu lisamine 00 nüüd. Siis paraneb uni ka 00 nüüd. Veel uneravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Kõiki
see põletike ravi, kui mul kuskil on mingi põletik, paluks neid ka ravida. Jaa. No, midagi on ikkagi peas on ja siis kõrvade juures ja kõhus, nii et likvideerimine. Aga no kõhus siin, kus mu käsi praegu on, kas siin on mingi moodustis ilmunud? No seal on ikkagi mingit põletikku ja ei ole midagi nii. Kas on lümfiga või millega siin tegu on? No, lümfi. Väike mukk on ja. No midagi lümfiga, aga siis mürgid, mis on kogunenud sinna ja siis on paistes sealt. Ja see läheb. Ja detoxid 00 nüüd. Aga ülddetox 00 nüüd ja põletikude detox 00 nüüd ja põletikude ravi 00 nüüd. Ja siis paraneb küll 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ei, ma väga tänan. Ja, väga hea. Ja, tänan teilegi, kõik head. Tänan. Te teate, et järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja jututoa saates on 7. jaanuari hommikul kell 7 Tallinna nõid ja Elva nõid on jälle esmaspäeval 12. jaanuar kell 7 hommikul ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva nõid kuuleb. Tervist. Palun ajularavi. Ja, ajuravi 00 nüüd. Teil aju tahab rohkem tegevust, liiga vähe tegevust on ajul. Palju tegevust on kehal, kehalist tegevust ja liigutamist, aga ajul on väga vähe tegevust. Et parandamine 00 nüüd. Ajule, et midagi mõtelda, teha, ajuga aru saada, mõista. Nüüd ja aju töösse 00 nüüd ja lisamine ajutööd 00 nüüd ja aju detox 00 nüüd. Ja veel ajuravi 00 nüüd. Ajule ka jõu lisamine 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ja veel ka aju veresoonte ravi 00 nüüd. Ajupõletikud maha ja ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Kas hüpofüüsisele ka oleks ravi vaja? Jaa, võib küll. Hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Veel rohki EMG 00 nüüd. Ja see keha, mis asendab, tuleb teie asemele. Muidu ajuga te ise töötaks, ise mõtleks, ise saaks aru, aga kui keha tuleb kasutusse ja nagu aju või nagu keha oleks ainult selline asi, mis te ise olete ja siis koos ajuga ja siis jääb see seisma ja siis ei saagi enda jaoks teha, vaid siis on üks keha järgi jooksmine, keha järgi töötamine, siis hüpofüüs on ka viletsas seisust küll, et ka hüpofüüsi detox 00 nüüd ja ravi veel 00 nüüd.
ja mina ravi 00 nüüd. ja veel ajuravi, veel rohki EMG 00 nüüd. ja jõu lisamine teile 00 nüüd. ja jõuravi. kas veel midagi? Mõjutud vett, palun. ja nõiutud vesi 00 nüüd. ja mis veel? Ja üldravi ja detoks ikka. nii, ülddetoks 00 nüüd. ja üldravi 00 nüüd. siis mina ravi veel rohki EMG 00 nüüd. ja veel kannatuste likvideerimine ja ravi 00 nüüd. nii, kas sellega kõik? Jah, suured tänud ja ilusat päeva. tänan, ilusat päeva teile ka! Tänan. mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veelgi kannatuste detoks 00 nüüd. ja kannatuste ravi 00 nüüd. ja kannatuste vähendamine 00 nüüd. ja veelgi kannatuste likvideerimine rohki EMG 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Tere hommikust. Tervist. Mina paluks üldpuhastust, üldtervendust. nii, ülddetoks teile 00 nüüd. no üldpuhastust ka võib, ülddetoks on üks teine asi. 00 nüüd. üldpuhastust, ülddetoksit juurde veel 00 nüüd. ülddetoksi lisamine 00 nüüd. ja üldravi 00 nüüd. raskustunne, mis surub peale kopsudesse, siis südame peale, likvideerimine ja ravi 00 nüüd. ka kopsude detoks 00 nüüd. ja jõuravi 00 nüüd. ja jõu lisamine 00 nüüd. no siis läheb kergemaks ka. nii, mis veel? Ma paluksin pea ka korralikult üle vaadata, aju ja silmad ja kõrvad ja absoluutselt kõik. nii. nii, silmad on küll väsinud, sedagi selle tõttu, et ka mürke on palju, nii et ka silmade detoks 00 nüüd. ja silmade ravi 00 nüüd. kõrvad. no kõrvu ise võite ka puhastada, kui õnnestub kuidagi oma kodus oma vahenditega, aga muidu kõrvadest midagi praegu siit põletikku ei paista. kuulmise ravi 00 nüüd. kuulmise lisamine 00 nüüd. ja siis ajus on rahutus. lisaks vaatate, et 1. jaanuar, kuidas see algas,
kui uudiseid vaatasite või kuulasite, maailmas käib muudkui lõhkumine, lammutamine, pommitamine, kaklemine, tülitsemine, sõda, üks sõda, teine sõda, siis on rahutus ka teil, et mis nüüd üldse saab. Ja et terve aasta peale see ju on, mis 1. jaanuaril näha on, see on terve aasta nüüd nii. Et rahutuse likvideerimine ja rahu lisamine 00 nüüd ja rahuravi ka 00 nüüd ja ajuravi 00 nüüd. Ajuravi veel rohkemgi 00 nüüd ja põletikude ravi 00 nüüd ja kogu pea ravi 00 nüüd. Ajuveresooned ka, kuidas nende tervis on? Nii. Ajuveresooned vajaks ka kohendamist, tugevdamist, ka ravi 00 nüüd. Ajuveresoonte ravi 00 nüüd rohkemgi. Ja tugevdamine 00 nüüd. Ja ka mäludetoks 00 nüüd. Ja mäluravi 00 nüüd. No vot, seal psüühikaravi jah. Nii, et mälu kohas, seal ka on selline raske, et raskesti jääb meelde, nagu oleks täis see koht, et ei mahu sinna rohkem, nii et veel mäludetoks 00 nüüd ja mäluravi rohkemgi ja psüühikaravi 00 nüüd ja ka psüühika tugevdamine 00 nüüd. Ja veel ajuveresoonte ravi veel rohkemgi ja ajuravi läheb edasi 00 nüüd. Ka ajule jõuravi ja jõu lisamine 00 nüüd. Ja veel rohkemgi 00 nüüd. Ja jõuetuse likvideerimine. Nii, ja nüüd sai parem küll. Ja ma tänan ja ma paluksin veel luudele, liigestele, lihastele ka. Aha, ja. Siis luudele, liigestele, lihastele ravi 00 nüüd. Ja ka luude ja liigeste ja lihaste tugevdamine 00 nüüd. Nii. Ja veel teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja Pärnu Keskraamatukogus 22. jaanuaril algus kell 12 ja teateid saate vaadata kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Seal on konverentside ajakava ja ka jututoa saadete ajakava, kui nõiad jututoa saates on. Ja järgmisena on Tallinna nõid 7. jaanuaril kell 7 hommikul ja Elva nõid jällegi 12. jaanuaril kell 7 hommikul. Ja võtame kõne. Elva nõid kuuleb. Tere hommikut! Tervist! Mul on ikkagi küsimus, et kui ma nüüd kummardan ja üles järsku tõusen, siis läheb ikkagi silme ees mustaks ja hakkab pea tuikuma. Millest see on?
Ahah, äkki olen needusega pihta saanud või? nii. Ei, needusega mitte. Tasakaalutus. Et maailm on muutunud ja siis see kõigutab ka teadvust, et teadvus peab kohanduma. Et teadvus praegu kõigub niimoodi. Lisaks ka aju-veresoonte ravi 00 nüüd. Aju-veresoonte tugevdamine 00 nüüd. Ja tasakaaluravi 00 nüüd. Ja ka teadvuse detoks 00 nüüd. Ja teadvuse ravi 00 nüüd. Nagu keha väriseks teeb mingid, kas on need kopsudes midagi, sealt on kolmnurgast on nagu valus ka. Et närvisüsteem on natukene pihta saanud. Et närvisüsteemi ravi 00 nüüd. Ja psüühikaravi 00 nüüd. Aga kui maailmas on muudatused ja siis organism ka reageerib sellele. Mina olen eriti tulnud. Ja 00 nüüd. Nii et veel jõuetuse likvideerimine ja veel jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine. Käed ka nagu värisevad kohe. Ja. Nii, ja veel psüühika tugevdamine 00 nüüd. Ja teadvuse lisamine 00 nüüd. Ja kas see on kõik sellest ka, et ma täna just üldsegi ei maganud? Tulin otse tööle. Ahsoo. No, sellest on väsimust. Lisaks, et ega nii väga magama ei peagi just. Ei pea jah, ma väsinud ei olegi, aga... Et une nägemisest on küsimus. Lisaks, et kui melatoniini võtta ja võib kas või ka lesida ja isegi ehk silmad kinni ja und näha kas või. Nii et ka uneravi 00 nüüd. Ja melatoniini lisamine 00 nüüd. Ja ongi selline tunne nagu keegi pistaks keha ja siis väänaks nagu hetkel ja... Ahsoo. No jah. Nii et mida teha? Veel ka ülddetoks 00 nüüd. Ja siis veel teadvuse ravi 00 nüüd. No, mis on, ravid ka mõjuvad ja siis... Ja siis... Seda ma sain tunda. Ja siis tuleb natukene kannatada ka nende ravide mõju. Et siis läheb paremaks jälle 00 nüüd. Ma just mõtlesin, et see pearinglas, et see on nagu mingi võõras asi ikkagi. Ja. Kus tuli, et siis nagu ära jääda. No jah, aga kui teadvus paraneb jälle, siis läheb korda ka 00 nüüd. Ja ajuravi veel 00 nüüd. Ajutöösse 00 nüüd. Ajule ka jõu lisamine 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Suur tänu. Ma läheks nüüd tööle tagasi. Ja, ilusat päeva. Ja, kõike head. Nägemist. Ja veel teate, et järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12.
ja Jututoa saates on 7. jaanuari hommikul Tallinna nõid kell 7 ja Elva nõid 12. jaanuar Jututoa saates kell 7 hommikul ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Seal on ajakavad ja palju muud huvitavat vaadata. Elva nõid kuuleb. Tervist. Ma palun aura vahetust, uut aurat. Ja, siis vana aura ära ja uus aura teile 00 nüüd. Suur tänu. Kas oleks vaja närvisüsteemi või pearavi natukene ärritus on tugevad? Nii. Niimoodi närvisüsteem, pearavi rohkem. Aju on liiga nõrgalt, tähendab ka ei olnud kaitstud, kui teil on nüüd uus aura, siis paraneb see olukord ka, et on kaitse haiguste eest ja mürkide eest. Nii et ka ajuravi 00 nüüd. Minu 16-aastane lapselaps läheb eemaldanud kirurgi juurde täna. Ravi 00 Väga nüüd. sooviks toetust nii tohtrile kui poisile või kogu selle edule. Nii. No siis ravisid 00 nüüd. Ka on kartust, jõuetust, likvideerimine, jõuravi 00 nüüd. No, aga ei ole vaja karta. Saab. Ei ole vaja minul muretseda. Ja. Ja hea kui ka neid, kui noorhärra oleks. Nii. Ja, nii et jah, temal ka pole vaja karta, jah. Et ka jõuravi ja jõu lisamine 00 nüüd. Ja. Suur tänu. Ja. Kõike head. Kõike head. Nägemist. Elva nõid kuuleb. Terve. Tervist. Mina palun nõiut. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Oleks hea, kui saaks aura ära vahetada. Nii, siis vana aura ära ja uus aura teile 00 nüüd. Ja, no vot, et aur... Ja siis on, nagu hästi küsida, aga tõesti ma väga paluks, et saaks suitsetamisest lahti, kas on kuidagi võimalik aidata? Nii, no kui te ise ikkagi soovite, niisama... Väga soovin ja ma ütlen, et kogu aeg likkub see asi edasi ja mõtlen, palun appi, et ma oma jõuga ei saa ja siis suitsetamisest loobumine 00 nüüd. Likvideerimine. Ja rohkiemgi likvideerimine 00 nüüd. Nii, ja siis... Ja siis see kompleks, mis säilitab elu, palun edasist ravi. Nii, kompleks, mis hävitab eluravi, lisamine 00 nüüd. Ja siis Harry Potteri efekti ravi ka palun edasi. Ja Harry Potteri efekti ravi lisamine 00 nüüd. Ja mul on nende unedega, ma näen ilusti und, aga ma ei mäleta midagi, et paluks uneravi ka. No, unetus. Nii,
et unede mäletamise ravi 00 nüüd, unemälu ravi 00 nüüd, unede mäletamise lisamine 00 nüüd ja mälu lisamine 00 nüüd. Ja veel mälu detoks 00 nüüd ja mäluravi 00 nüüd. See sõltub ka enda huvist, et kui on huvi meelde jätta. On küll, kui raamatu võtsin ja tahan vaadata ja tean, et ma näen, aga kui ma ärkan nii ta kaob ära. Ja, nii et proovige ikka nüüd, et järjepidevalt meenutada, kas või päeva peale meenub. Ja. Ja siis ma küsin, kuidas ma küsin Urma juurde, et mul on niisugune tunne, nagu vanasti jalutasin pikemalt, enne kui mul need puusaotid olid, aga nüüd jääb Urma vähemaks. Nii. Ja. Et ka jõuetuse likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd ja jõu lisamine 00 nüüd. Ja. Ja siis küsin ajule ka ravi ja detoksi. Nii, aju detoks veel 00 nüüd ja ajuravi 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ka hüpofüüsi ravi 00 nüüd ja ajuveresoonte ravi 00 nüüd. Ja tugevuse ravi 00 nüüd. Ja, kas sellega kõik? Vananemise ravi ka palun. Vananemise vastu ravi 00 nüüd. Ja. Ja siis kas on, liidesed ja luud, mul on nagu randmelt lühike kohalt on nagu, ei anna pöörata valusad on randmelt, kas see on liidestega seotud? Nii. No, suitsetamise tagajärjed, kus need on põhjustanud tervisekahjustusi ja hädasid ja kannatusi likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja ka liigeste ravi veel eraldi 00 nüüd. Nii, aga siis sellega kõik tänaseks. Nii, siis silmade ravi 00 nüüd. Ja ka silmade detoks 00 nüüd. Ja. Suured tänud. Ja. Aitäh. Ja, palun, nägemist. Ja sellega tänaseks saade on lõppenud. Ja järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents on 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja Jututoa saates juba 7. jaanuaril on Tallinna nõid kell 7 hommikul. Ja ilusat päeva kõigile!